Maarja Magdalena Gild on Pärnu linna ja maakonna käsitöölisi ja tarbekunstnikke ühendav ühing. 2009. aasta avasime siis selle maja, ehk siis nüüd sügisel saab meil 11 aastat. Maarja Magdalena Gildi külastajad on nii kohalikud inimesed, ehk siis me oleme kogukonnakeskus, kus inimesed saavad õppida uusi oskusi, aga samuti siis suvehooajal on meie külastajateks siis linna puhkama tulnud siseturistid ja välisturistid. Ja viimased 2 kuud siis alates 13. märtsist oleme olnud suletud kultuurikeskus, ehk siis meie uksed olid külastajatele suletud. Põhimõtteliselt on kõik olnud pausi peal. E-poe vajalikkusest me oleme rääkinud aastaid. Peamiselt on see jäänud tegemata siiski ressursi puudumisel, ehk siis pole olnud piisavalt oskusi või siis finantsi. Õnneks Maarja Magdalena Gildil oli eeltöö juba tehtud, et neil olid esimesed sammud e-poe kaubanduse ülespanekuks juba olemas. Meie esmane kohtumine tegelikult kattis terve veebilehe ära. Ehk siis me valisime välja nõrgad kohad, rääkisime nendest, tegin nõuandeid, ettepanekuid. E-pood oli ainult üks nendest. Mina soovitakski esialgu veebiarendajaga siis läbi arutada kõik need punktid, mis hõlmavad endast tööriistu, mida veebilehel kasutatakse. Et esialgse kokkuhoiu saavutamisel tuleb kindlasti arvestada, et võib-olla hetkel kallim, kuid oluliselt efektiivsem tööriist aitab hiljem kulusid kokku hoida. Selle aasta kevad on tõesti selle kriisi valguses olnud huvitav aeg. Et tõesti e-kaubandusprojekte tuli juurde ja loomulikult see situatsioon näitab, et ettevõtjad ja kauplejad otsivad alternatiivseid kanaleid. Suvi ootab sel aastal tulla teistsugune, aga me ei ole väga pessimistlikud selles osas. Ma usun, et läbi selle, kui e-pood saab avatud läbi sellise Võrratu Luminori kampaania, leiavad meid üles siis meie püsikliendid ja samuti loodame siis läbi selle koguda ka tuntust ja et inimestel oleks võimalik tutvuda gildimeistrite loominguga, seda siis läbi e-poe osta ja me usume, et läbi selle neil ka tekib isu edaspidi meid külastada. Kuna Webhunt on värske ettevõte ja iga kogemus on alati suureks boonuseks, siis ei kahelnud ma ühtegi hetke, kui mul pakuti sellist võimalust. Ja kui ma nägin, et valikus on Pärnu ettevõte, mittetulundusühing Gild, siis ma teadsin kohe, et see on mu top 1, kuna ma olen ise põline pärnakas ja see oli minu võimalus anda siis oma panus kultuuriellu, ühiskonnaellu.